Kuuled? Öised helid. Need segavad. On need uluvad hundid, karjuvad lapsed või norskav naaber. Sinu ülesanne on mõelda, kuidas need probleemid kõrvaldada. Sa vaatad praegu meie uneseeria viimast osa, kus jagan sulle 10 siis une kvaliteeti parandavast nipist viimased 5. Ja videokirjeldust leiad eelmise osa, kus jagasime siis esimesed 5 teaduslikult tõestatud nõuannet. Ja kui mõnikord kodust väljas olen pidanud tuba jagama inimestega, kes norskavad, siis üks hea võimalus on neid padjaga lüüa, nagu panna lihtsalt. Ja nad on sellises poolärkvel asendis, nad vahetavad pärast seda asendit ja nad enam ei norska. Paar minutit. Siis norskavad jälle, sellepärast mul ongi reisil kaasas ka alati need kõrvatropid, mis keerulisemates olukordades aitavad. On leitud, et kui voodis kuulata muusikat, siis see võib tegelikult üsna efektiivne õhturutiini viimane osa olla, mis summutab helisid ja rahustab. Ja toimib hästi siis, kui sa leiad endale nagu meeldiva muusika, mis on tempoga 60-80 lööki minutis. See läheb kokku üldjuhul sinu südamelöögi sagedusega puhkeolekus. Ja mõnus muusika vabastab dopamiini ja pärsib kortisooli, mis aitabki magama jääda. Kas sa tead, mida kofeiin päriselt sinuga teeb? Lisaks melatoniinile on väga oluline aine kehas nimega adenosiin. Keha toodab seda ja see tekitab meis unesurvet, mis aitab magama jääda. Ja kofeiin kinnitub nendele samadele retseptoritele, mis adenosiin, seega unisust ei teki. Aga samal ajal keha toodab seda adenosiini edasi kogu aeg, mis nagu kuhjub ja kui kofeiin kehas laguneb, siis kõik see kuhjunud adenosiin nagu hakkab korraga mõjuma ja tekib järsk uimasus. Ja inglise keeles kutsutakse seda caffeine crashiks. Keskmiselt kulub inimestel 5-7 tundi selleks, et pool kofeiini kehas laguneks, aga see alles jäänud pool ka nagu unemõistes head ei tee. Nii et kohvi ei tasuks pärast kella 3 juua, kui sa tahad oma une kvaliteeti maksimeerida. Kofeiini ei sisalda ainult kohv, vaid ka šokolaad, roheline tee, must tee. Mina ise seda reeglit ei järgi. Ma tean, mul lihtsalt nii meeldivad õhtused lated. Aga teine suur viga on alkoholi tarbimine õhtul. Ja ekslikult arvatakse, et alkohol aitab nagu kuidagi paremini uinuda. Aga tegelikult on leitud, et see tekitab öiseid ärkamisi ja see uni ei ole nii taastav ja lisaks see takistab veel mälestuste talletamist. Isegi väike kogus alkoholi surub tugevalt alla meile vajaliku remmundu. Et kui sa tahad midagi juua, siis siin see on Balderini juure tee. Soodustab uinumist, aitab säilitada normaalset une kvaliteeti. Ma loodan, et te ei tee ka sama viga, mida mina tegin oma vana õhturutiiniga, ehk siis enne magama minekut läheb selliseks suuremaks õgimiseks. Rasvased, praetud, vürtsikad toidud, kõht on punnis, magamise asemel hakkad nagu seedimisega tegelema. Et sobib paar tundi varem mingi kerge meine jogurt, kodujuus, puuvili, see on nagu normaalne. Uinakud on head, kui sa teed neid targalt. Kui sa pead iga päev mitu tundi päeval magama, siis tasuks esmalt oma öine uni üle vaadata, sest tõenäosus on suur, et sa ei saa lihtsalt öösel piisavalt unetunde, nii et sa oled päeval väsinud. Matthew Walker soovitab uinakuid mitte pärast kella 3 teha. Põhjus on selles, et kui sa nii hilja uinakut teed, siis võib väga kergesti juhtuda see, et see hakkab takistama sinu õhtust uinumist ja su režiim läheb aina rohkem paigast ära. Ja kui mina pulmade pärast saan öösel vähe magada, siis ma kasutan võimsa power napi ehk siis jõuuinaku meetodit. See tähendab, et ma ei tohi magada rohkem kui 15-20 minutit, sest sellisel juhul ma ei jõua langeda sinna NREM-unne, millest ärkamine on kurnav, väsitavam ja on oht, et see tekib tugev uimasus, mis jääb kogu päevaks sisse. Nii et ma panen oma äratuskella 23 minuti peale, mis jätab mulle 3-8 minutit uinumiseks ja pärast seda ärgates päris värskendav tunne. Ja punkt number 9. Tee trenni. Mõõdukas füüsiline koormus, tegevus värskes õhus soodustab undi. Seetõttu on väga hea, kui sul on iga päev kas trenn, jalutuskäik, rattasõit, laiatööd. Uneeksperdid soovitavad vältida rasket füüsilist pingutust 3 tundi enne uinumist, sest see tõstab kehatemperatuuri kõrgele ja nüüd nagu me juba teame, see ei lase meil magama jääda. Ja füüsiline aktiivsus aitab parandada just seda sügava une kvaliteeti. Ja mina teen oma jooksutrenni päeval, õhtul sõidan rahulikult elektrirattaga koju värskes õhus. Mõnus.
Enne kui produktiivsusklubis üldse uneteemat käsitlesime, siis üks jurist Eesti Energiast, kes meie koolitusel osales, ütles, et pärast koolitust suutis ta 40 minutit varem magama jääda. Kuidas see võimalik oli? Koolitusel ta lõi endale süsteemi, kuhu ta sai süstemaatiliselt oma erinevad mõtted, kohustused, ülesanded kirja panna, selle asemel, et neid kõiki nagu peas hoida. Ja see tähendas seda, et õhtut ta ei pidanud enam muretsema, et äkki midagi läheb meelest ära, vaid ta usaldas, et need asjad on kirjas. Ja kõige lihtsam viis, kuidas sinul sarnast efekti on võimalik kogeda, on see, kui sa kasutad mõttekasti. Ja see on üks kindel koht, näiteks märkmik või mingi äpp, kuhu sa saadki oma mõtted ja ülesanded, ideed visata. Ja kui sa seda regulaarselt üle vaatad, siis su aju teab, et sa ei pea nende asjade pärast muretsema. Kui sa tahad seda enda jaoks toimima saada, siis võib-olla sind aitab meie mõttekasti videoseeria, mille leiad samuti selle video kirjeldusest. Minu naine Johanna ülikooli ajal uskus, et kes palju teeb, see palju jõuab, kaasa arvatud öösel. Ja nii ta pressis enda ajakava täis, sotsiaalseid sündmusi, vabatahtlikke ülesandeid, trenni ja kõike muud. Nii et õppimiseks jäi aega ainult öösel. Juhtus see, et ta tegelikult oli aastaid üle väsinud ja tema keskendumise võime oli sellepärast väga palju madala. Aga sel ajal ta ütles, et ta ei saanud sellest ise aru. Ja alles siis, kui me olime juba abielus ja tema hästi karm mees käskis tal õhtuti õigel ajal magama minna, sai Johanna tagantjärgi aru, et ta oleks olnud ilmselt kooli ajal ka väga palju produktiivsem, kui ta oleks enda und rohkem väärtustanud. Ja ma usun, et sina ei taha elus sama viga teha ja sellepärast ma olen kindel, et sa tahad juba esimesi nõuandeid täna praktikasse panna, et oma une kvaliteeti tõsta. Nii et suured tänud vaatamast, vajuta subscribe, kui sa soovid ka edaspidi püsida produktiivsuse lainel. Tšau!